hommikust kõigile, meie oleme Kirsid ja täna me teeme chillit. Ehk tere tulemast kuulama Kirsi Chilli järjekordset episoodi. Ja täna meil on taas kord au tutvustada, et meil on külaline. Ja ma lasengi sul kohe ise rääkida endast, kes sa oled, mis sa teed, seega Kristjan Liivamägi. Ja, tervist meeleoluku sissejuhatusest. Minu nimi on Kristjan Liivamägi. Põhiliselt tegelen siis hetkel Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolis minor loengute andmisega just nimelt eraisiku rahanduse, investeeringute, finantsanalüüsi valdkonnas. Ja lisaks sellele tegelen ka siis enda varaldusettevõtte KML Invest investeeringute juhtimisega ja kapitali paigutamisega finantsturgudele. Väga põnev, ma ütleksin. Ja me valisimegi siis tänaseks teemaks selle, et kuidas säästa raha ja kuidas hakata investeerima, et siis saavutada finantsvabadus ja ma arvan, et seda on põnev kuulata nii gümnasistidel, kes on varsti alustamas oma elu, kui ka juba tudengitel, kes ongi juba selles situatsioonis, kus nad peavad ise ära elama kuskil ühikas. Ma mõtlengi, et eriti minu ja sinu erinevus on kõige rohkem see, et sa võib-olla oled rohkem selle teemaga juba kursis. Sest sa oledki veel gümnaasiumis, ma olen juba lõpetanud. Täpselt, et ma nagu justkui tean midagi, aga mitte nagu ma ei ole otseselt ennast nagu kurssi viinud või ma kujutan, et mul on väga kasulik seda kuulata ja mul kindlasti tekib palju küsimusi ka. Ja ma olen ka väga elevil, sest et mu vanemad on juba alustanud selle investeerimisportfelliga ja nad kogu aeg tuletavad mulle meelde, et mul on ikka vaja kaasa ära teha. Seega nüüd mul on ka nii põnev, et rohkem sinna maailma sügavuti sekkuda. Ma isegi ei tea, mis ütsid investeerimisportfell või? Jah, laseme siis kohe Kristjanil alustada selle kõigega teemaga. Okei, jah, palju erinevaid mõtteid, ideid käisin läbi, et ma võib-olla alustaks natuke sellest suurest pildist, et kuidas mina selleni üldse jõudsin ja miks tegelikult kõiki võiks see teema kõnetada. Ja peamine põhjus oli minul see sama eluline valu, ehk siis kui ma pidin hakkama iseseisvat elu elama ülikooli ajal, kulud tulid peale, tulusid polnud, mis ma teen. Ja nagu ikka tudengid peavad olema nutikas ja kuidagi elus hakkama saama. Ja olles siis erinevaid foorumeid, raamatuid lugenud, siis jõudsin kohe lõpuks sellise termini nagu finantsvabadus. Kõlab uhkelt, aga mis see sisu seal taga on? Ja mina enda jaoks defineerisin finantsvabaduse ära selliselt, et kui minu passiivsed sissetulekud, ehk siis investeeringutest nii-öelda higivabad sissetulekud, intresside, dividendide ja renditulu näol ületavad minu kulutused, siis ma olen finantsiliselt vaba. Ehk ma saan valida, kas ma pean käima tööl või ei pea käima tööl. Ma saan tegeleda sellega, mis on minu kirg, minu armastus ja ma võin seda igal ajahetkel teha. Ja see mõte tundus mulle väga ahvatlev. Ma ei tea, kuidas teile tundub see mõte? Väga keerulised sõnad käisid siin juba läbi. Ma vaatsin, et sul kulm läks nii kortsa. Sest hiljuti ma just lugesin Rikas isa, vaene isa raamatut. Mul nagu klassivend soovitas seda ja siis ma mõtlesingi, et kasuks tuleb ikka. Ja ma lugesin seda ja seal esimene pool oligi rohkem selline eluline kogu see filosoofia ja seal seletati samamoodi seda finantsvabadust lahti. Ja siis hakkas pihta mingi kulude, tulude, mingid süsteemid, kus mingid passiivsed tulud, värk-särgi skeemid olid seal kõike selleks lõpuks meeletult keeruliseks. Et ongi, et ma just olen seda teema kohta lugenud, aga ma ei ole kunagi jaksanud piisavalt süvenedega. Nüüd mul tunnen, ma juba olen vanuses ja nagu eluetapis, kus juba võiks. Sest sa alustasid just õpilasfirmat kaasa, aga ma arvan, et see on suht oluline. Täpselt. Seal see sama tulude-kulude teema jookseb samamoodi läbi, et põhimõtteliselt väga sarnaselt nii nagu ettevõtte need tulud-kulud on ka eraisikul tulud-kulud. Et me võime see läbi mängida, et kulud on elamiskulud, peab maksma kas üüri või kommunaale, lisaks süüa tahame, poest ostame süüa, transpordikulud, kas siis kellel on oma auto, kes sõidab taksoga või mingisugused muud kulud. Bolt. Bolt näiteks. Ja siis meelelahutus kindlasti, et kino ja mis iganes. Teateriided, kõik muu jooksvad kulud. No, täpselt jah. Ja nende kulude tegemiseks on meil vaja kuskilt saada tulusid. Et võib-olla nooremana vanemad aitavad natuke rohkem, aga ühel hetkel vanemad ütlevad, et sorry, aga nüüd on aeg nii kaugel, et sa pead hakkama ise võtma vastutust oma tulude ja kulude eest. Minu vanemad 2 kuud tagasi. Väga aus ja väga mõistlik. Mis sa tegid siis?
no selles mõttes, kuna ma olen YouTube'i juba mitu aastat teinud, siis on mulle olnud piisavalt kaua sissetulekuallikas ja sellepärast ma üldse otsustasingi seda täiskohaga teha ja see ongi minu karjäär. Seega mul on see nii-öelda sissetulek olemas, lihtsalt enne ma nii-öelda hoidsin seda raha kogu aeg seal kuskil kaugel pangakontol, nii ma pean seda päriselt nagu kasutama, et igapäevaselt maksta mingit asjade eest. Ma ütlen ka vahepeal, et mul on suht sama olukord, et mul on ka hobi võimaldab mul juba raha teenida ja kuna hetkel mul ei ole, peale selle, et ma maksangi enda taksot ja nii-öelda jooksvaid asju, aga kuna ma elan ikkagi oma vanematega, siis mul ei ole neid kulud, ei ole üldse suured ja need ma nagu saan makstud, aga siis see raha, mis ma teenin, muudkui kasvab seal kuskil mingil pangakontol, ma kardangi, et üks hetk, kui ma pean välja kolima ja kui ma peangi täiesti iseseisvat nagu elu alustama, siis hakkab sealt vaikselt muudkui kaduma ja ma eeldan, et palju kiiremini, kui see sinna tekkis. Ja siis ongi see, et mul on see nii-öelda just, kui see sissetuleku allikas on olemas, aga just see pool, et teda investeerida, kuidas nii-öelda siis nagu raha kasvama panna või seda räägid seal raamatus ka ja see pool mind just huvitab ja võiks olla teadlikum. Ütleme niimoodi, et tõenäoliselt see tunne, et kui teie eest vanemad maksid teil kulud ära ja teil kogu aeg raha kasvas, oli päris hea võrreldes sellega, et kui te nüüd peate ise raskelt teenitud raha kulutama hakkama. Või mis tunne teil on, kui te peate sealt pangakontot seda raha vähemaks võtma kogu aeg? Väga kahju on ausalt öeldes. Ja mul tuleb nüüd iga kuu maksta seda miinimumpalka selleks, et mul oleks see tervisekindlustus või see küll ma oleks mingi, need maksud. Mul õnneks on sinna veel veidikene aega, jumal tänatud. Jah, et sinna tuleb veel juurde maksud, et sa näed, et mitte ainult sinu kuluteeva maksmist, vaid ka riik tahaks, et oma osa saada. Ja läheb päris, ütleme, need kulud lähevad päris kiiresti, päris kõrgele. Ja mul oli täpselt sama probleem, täpselt sama mure. Ja õnneks või kahjuks tollel ajal väga palju nii-öelda YouTube'i kanaleid ei olnud. Meil sellel ajal vist tõendas YouTube'iga olemas veel. Ja pidin välja mõtlema, et kuidas siis hakkama saada. Ja üks mõte, mis mind kõnetas või kuidas siis ma leidsin selle viisi, et kuhu suunas ma võiksin minna, oligi siis see, et ma avastasin, et on olemas erinevad investeeringud, erinevad varaklassid, on näiteks võimalik paigutada raha kinnisvarasse, ehk siis välja üürida kellelegi kinnisvara, sellest saab renditulu, jälle passiivne tulu. Samal ajal, kui mina siin jutustan teiega, minu üürnik maksab mulle üüri. Tundub päris hea. Võib-olla igaks juhuks kuulajatele selgitada, mis on passiivne tulu juhul, kui keegi ei tea. Jah, passiivne tulu kõige lihtsamini selgitatav on see, et kui me teeme näiteks palgatööd või ettevõtlusega tegeleme, siis me peame nägema vaeva, investeerima oma aega või füüsiliselt midagi tegema selleks, et saada tasu sellest. Olgu see kas iga kuu palgatulu, ettevõtlusest tulu. Passiivne tulu on tulu, mille nimel ma sisuliselt siis ei pea midagi tegema. Sa saad korra midagi teinud, aga siis edaspidi sa nagu igapäevaselt ei tegele sellega. Jah, täpselt, et ma olen teinud investeeringu ja see laekub mulle nii-öelda passiivselt. Okei, aga mis need nagu teised, ma saan aru, et üks ongi see kinnisvara, mis mul tundus ka esimesel kõige loogilisem ja see on see, mille peale ma ise tulen, aga mis need nagu teised variandid siis selleks on? Ma saan aru, et neid võimalusi on mitmeid, aga nagu mõni näide äkki? Ja, et mis mul endal ka portfellis on siis, lisaks on ka siis laenud või võlakirjad, ütleme laenud, ehk siis ma olen kellegile andnud laenu ja tema maksab mul seda laenu tagasi ja maksab sellest ka intresse. Nii sisuliselt nagu pank teeb kodulaenuga, autoliisinguga, krediitkaardiga. Ehk samamoodi võite teie ju tegelikult olla pank ja tegeleda sellega. Aga seda laenu sa annad siis pigem nagu sõpradele, tuttavatele või juba täiesti võõrastele inimestele? Sest ma mõtlen, kas sõbralt ei ole piinlik nagu intressi küsida? Väga õige, sa tood täpselt siia juurde mänguga need emotsionaalsed aspektid ja psühholoogilised aspektid. Üks minu põhimõtted on see, et sõbrale ma laenu ei anna. Puhtalt... See tundub, ma mõtleks samamoodi. Jah, et seal on veel see teine aspekt juures, kui ta laenu tagasi ei maksa, siis see tekib ka väga suur nagu psühholoogiline probleem. Ehk siis pigem ma kasutan selleks nii-öelda finantsturge või siis turge, kus on laenuturg, et on siis enamus, ütleme, ühiskonnast 90% inimesi soovib laenu võtta. Ainult 10%, kellel on raha üle, need soovivad siis anda. No suurusjärgus. Ja seda on võimalik teha siis turgudel või laenuturgudel globaalselt ja tegelikult täiesti anonüümselt või suhteliselt anonüümselt. Aga kas laenuturg on siis kasulikum kui pank, et need intressimäärad on siis väiksemad või? Või et miks peaks inimene pigem seal inimese käest, mitte pangast? Ütleme niimoodi, et turul on ka erinevad tooted, siis laenutooted, et kui sa küsid, et kas ma olen võimeline andma odavama intressiga laenu, kui pank kodulaenu annab, siis ei, mul ei ole see majanduslikult mõistlik. Küll aga näiteks pangal on ka teatud tüüpi tooteid
olgu selleks näiteks tarbimislaenud või järelmaksud, mille intress või krediidikulukuse määr on väga kõrge. Ta võib olla kohati lausa 20%. Ossa. See on lihtsalt ära peidetud lepingutasudesse ja muudesse tasudesse, nii et ei saa sellest aru. Ja vaat see on juba siis koht, kus tegelikult ma ütlen, et kui tegemist on hea kliendiga, potentsiaalselt hästi tagasi maksva kliendiga, siis ma olen nõus talle ka soodsamatel tingimustel laenu andma. Ehk see on see koht, kus siis nagu see klassikaline nõudluspakkumine saavad siis kokku ja mina siis hea meelega ka seal toimetan. Väga huvitav. Aga sa mainisid, eks ju, et need on sul praegu selles investeerimisportfellis. Marial, ma arvan, tekkis kohe küsimus juba enne mais, et sa ei tea, mis see on. Ja mis see nagu otseselt tähendab, et kas need on siis kõik su investeeringud, kus sul parasjagu see passiivne tulu tuleb? See ei ole füüsiline portfell. Ja, ma seda ette ei kujutanudki. Jah, et täpselt see on nii-öelda siis ütleme virtuaalne selles mõttes, et ta on põhimõtteliselt see investeerimiskonto või investeerimisportfell ongi nagu pangakonto, kust vahet ei ole, kas see on eraisikuna või ettevõttena, aga sa näed seal, siis sa saad osta aktsiaid, umbes 3 hiireklikiga võid sa saada siis näiteks Tallinna Kaubamaja või Tallinki omanikuks. Täna õhtul lähme vaatame, Maria, mis turul on. Vaatame, mis turg pakub. Põhimõtteliselt seda lihtsam osta, kui isegi poest, ma arvan, riidet shopates. Riiete peale läheb tõenäoliselt kauem valikut. Ja. Okei, no selge. Ma isegi ei oska praegu rohkem midagi edasi küsida, et Mart, kui me edasi jutustame, et siis mul tekivad jooksvalt need küsimused, sest mul pigem ongi see, et ma olen nagu selles pointis mitte teadlik, et ma isegi ei oska veel midagi küsida. Tulevad keerulised sõnad, ma oskan küsida, et näed, seda ma ei tea, aga ma veel olen täitsa uus selles maailmas selles mõttes. See on väga aus ja see on väga, ma arvan, mõistlik mõte, sest sarnased küsimused tekivad paratamatult väga paljudel inimestel. Aga kogu selle asja mõte siis veel lisaks üks varaklass veel, et on aktsiad ja aktsiad maksavad dividende siis. Ehk põhimõtteliselt, kui teie ostate Tallinna Kaubamaja või Tallinki aktsiat, siis iga-aastaselt või teatud perioodi tagant makstakse sellele dividendi. Ja see on ka passiivne, te ei pea selleks mitte midagi tegema, teie olete omanik. Ma ei teadnudki, et dividendidel on teine tähendus, sest mina olen dividendil kokku puutunud ainult siis, kui ma võtan nagu firma kontolt raha välja. Ja täpselt sama. Vähem makse maksta. Ja sama. Oli nagu tuttav sõna selle kohta, ma ei teadnud, et aktsiate kohta ka niiviisi käib. No põhimõtteliselt, kui sul on ettevõte ja sa võtad ettevõtte kontot dividendi välja, see on täpselt sama, lihtsalt Tallink teeb seda siis automaatselt ja suuremas mahus. Te peate siis natukene, ütleme ise ka tegelema seal maksudega, aga siis makstakse maksud teie eest kõik ettevõtte poolt ära. Aga tulles selle teema juurde tagasi, et iseenesest see idee tundus mulle kuidagi väga ahvatlev, et kas mul tõesti on võimalik elada niimoodi, et ma võin teha seda, mida ma armastan ja ma ei peagi elu otsa tegema palgatööd ja siis minema pensionile. Sest ütlen ausalt, mina kasvasin üles ajal, kus ei lasteaias, ei koolis, ei ülikoolis ega ka perekonnas ei räägitud mitte midagi rahast. Kuidas sellega toime tulla, mida sellega teha ja mis on üldse võimalused elada nii, et kui sa ei taha teha 9-5 palgatööd, kas sul üldse on võimalusi? Mina kasvasin üles ühiskonnas, kus ma arvasin, mul ei olegi muid võimalusi. Töörugammisühiskonnas. Jah, täpselt. Et tüüpiline 9-5 palgatööline 40 aastat, siis võid hakata pensioni peale mõtlema. Oi jah. See tundub nii väsitav. Tundub jah. Jah, täpselt nii väsitav see oligi. Ja siis ja kui ma selle idee läbi lugesin, mul see esimene raamat oli ka see Kiyosaki Rikas isa, vaene isa, siis ma saan aru, et tegelikult on veel midagi enamat ja võimalik rohkem. Ja ma hakkasin selle nimel siis tööd tegema. Eesmärk oligi selgelt, ma joonistasin endale ka Exceli tabeli, et kui ma tean, et kui palju nendest varaklassides keskmiselt on võimalik tootlust teenida, no ütleme, ümardame lihtsalt, et kui ma tean, et 10% teenivad mulle tulu nüüd, siis kui kaua mul läheb aega, et minu see passiivne tulu ületab minu kulud. Ja piltlikult öeldes ma saadan oma ülemuse pikalt, löön jalaga ukse kinni, kuule, nüüd ma teen seda, mida ma tahan. Sest tollel hetkel ma tegin tööd, mida ma ei armastanud. Et logistikatöö oli väga, ütleme, ei olnud selgelt mu kirg. Okei, sest kui mina seda raamatut lugesin, siis neile, kes kõigile soovitan, esiteks, kes lugenud pole, aga see raamat nagu algas sellisel väga nagu elulisel joonel, et räägiti, kuidas seal, et sul on võimalus niimoodi täitsa vabalt elada ja ei pea tööl käima, aga siis, kui ta hakkas seal neid realistlikke näiteid tooma, siis mul nagu
ehmusin ära natuke, sest ma sain aru, et või mul on jäänud mulje, et seal on nii palju, sa pead oskama ise näha neid mingeid häid võimalusi või et alati on nagu risk on alati nagu olemas ja sa võid alati nagu kaotada ja siis ongi see, et ma ei kujutaks seda, et ma nüüd hakkaks kuskile investeerima. Nagu ma ei teaks üldse, kust nagu alustada või kuidas sa vaatad seda või nii. Ja, et see on väga hea küsimus, see on üks peamisi küsimusi, mida mult ka tudengid väga palju küsivad ülikoolis. Et risk on olemas, et risk on ja jääb alati. Mina mõtlesin enda jaoks selliselt lahti, et mis te arvate, kummal juhul teil siis elu ja karjäärivalikuid tehes, et kummal juhul on risk suurem? Kas kui te valite ühe tööandja, kes ainuisikuliselt saab otsustada teie tuleviku üle, millal teed lahti lasta, millal mitte teed lahti lasta, kas ta tõstab teil palka või ei tõsta, aga üle 10% aastast ta ei taha tõsta, sellepärast et seda ei ole kuluefektiivne. Või siis teine alternatiiv, te valite, et teil on võib-olla mingisugune ütleme investeeringud aktsiates, investeeringud kinnisvaras, investeeringud ütleme siis laenudes, lisaks tegelete oma hobiga, mis õnnelikul kombel tood teile raha sisse. Ehk siis teil on 4 tuluallikat. Kummal juhul on riskantsem, mis te arvate? Või risk suurem? Jah, selle tööandja variandi puhul ma olen päris kindel. Mina jõudsin ka selle järelduseni, sellepärast, et tööandja ainuisikuliselt saab otsustada, mis teist saab. Selle 4 variandi puhul on teie käes kontroll. Te ise määrate ära selle, et kui, mõnes mõttes, kui palju te teenite nii palju, nagu te pingutate. Ja minule see idee tundus väga sümpaatne, et minul on ise võimalus otsustada selle üle. Kuskil oli, ma ei mäleta, kus ma seda lugesin, oli ka mingi statistika, et hästi suur protsent inimesi, kes nagu enda töökohalt lahkuvad, ongi tööandjaga suhtlemise pärast või et ei ole kas hea läbisaamine või ei jõua otsustele. Ja siis ma polnud selle peale lihtsalt varem mõelnud, et tegelikult palgatööl olles see tööandja kontrollibki ainuisikuliselt ja seal on veel nii palju nagu inimlikke faktorid ka mängus, et kui see temaga ma ei tea läbi ei saa või on keeruline inimene või nii edasi, et seal on nagu nii palju faktoreid, mida sa ei saa otseselt kontrollida mängus. Jah, nõus. Ja teine teema on see, et võib-olla ma natuke olen, no ütleme siis, selles mõttes natuke skeptiline selles teemas, aga see tõttu, et mina alustasin oma tööalast karjääri umbes 10 aastat tagasi finantskriisi kõige sügavamas punktis. Ma ise nägin ja tunnetasin seda oma nahal, kuidas mu põhimõtteliselt töölt koondamine käis niimoodi, et sul oli laua peal ümbrik ja öeldi, et paki asjad kokku, me ei vaja su teenuseid enam või su teadmisi. Seal ei olnud isegi seda, et istume maha, räägime läbi need asjad. Ja kui sa näed, et kas lepingus ei ole öeldud, et sul peaks see ette teatmisperiood olema? Kuu aega. Päris karm. Ja noorte seas tööpuudus oli selle hetkel, iga 4 oli töötu noor, kes tahtis tööd leida. Ja kui sa oled selle hetke läbi elanud, siis ma ütlen, see valu oli nii suur, et ma sain aru, et kui ma siin ei muuda midagi ja kui ma midagi teistmoodi ei tee, siis tegelikult minu käitutakse samamoodi. Ja ma hakkasin otsima aktiivselt endale võimalusi lisatulu teenimiseks. See on kindlasti väga raske teekond, nagu sa ütlesid, teadmisi peab omandama. Aga õnneks investeerimine on selles mõttes hea, et selleks, et ütleme siis olla finantsiliselt vaba, ei pea olema parim. Sa ei pea olema olümpiavõitja, sa ei pea olema nagu nii-öelda tipptegija. Piisab täiesti sellest, et sa rahulikult omas tempos teed, sellepärast, et kulusid saad kontrollida sina. Mitte keegi ei ütle sulle ette, kui palju sa pead kulutama. Ja vaat see teeb selle asja minu jaoks väga atraktiivseks, sest ma ei võistle mitte kellegi teisega. Me ei ole konkurendid, vaid me oleme tiimikaaslased, me koos pingutame selle nimel. Me räägimegi ausalt, avatult, anname tagasisidet, kuidas meil läheb, mis läks hästi, mis läks halvasti ja ütleme nii, et keskmise tootluse saavutamine, näiteks aktsiaturgudel, ei nõua väga palju üldse teadmisi. Põhimõtteliselt on võimalik 10 tunniga selgeks teha endale indeksfondid, ehk sisuliselt nende põhimõte, kus sa siis teadki, et iga enamus investorid niimoodi ka tegutseb, ehk nad koguvad siis iga kuiselt väikese summa, panevad indeksfondidesse, mis on siis fondid, mis laiapõhjaliselt investeerivad globaalselt erinevatesse ettevõtetesse. Ja rohkem ei peagi tegema. Sa ütledki, et tõenäoliselt maailm ja ettevõtted jäävad alles, ma ei pea valima sealt üksikud ettevõtted, ma ei tea, kas Apple või Amazon, Google või Facebook, mis on see võitja? Võib-olla Bolt. Ma teen niimoodi, et ma investeerin kõikidesse vähekene, siis ma saan riskid hajutan ära, aga ma saan ka selle keskmist tootlust. Ja see keskmine ajalooline tootlus on umbes 10%. Oota, kas võiks korraks minna tagasi nende indeksfondide juurde? Võiks uuesti seletada, mis see tähendab? Väga hea küsimus. On olemas aktiivselt juhitud fondid ja passiivselt ehk siis indeksfondid. See fond tähendab siis seda, et sisuliselt
sina paned sinna väikse raha, mina panen sinna väikse raha ja Victoria paneb sinna väikse raha. Raha kogutakse kokku ja automaatselt arvuti ostab siis selle raha eest maailma suurimaid ettevõtted või mis iganes seal indeksis sees on. Ise valib sealt ja võtab. Sa saad ise valida, millist tüüpi ettevõtet sa tahad, aga ütleme, et me tahame maailma 2000 kõige suuremat ettevõtet. Et siis on risk kõige väiksem, kuna need tõenäoliselt need ettevõtted jäävad püsima. Ja seeläbi me saame hajutada siis seda riski, et isegi kui üks ettevõte läheb sealt pankrotti, siis tõenäoliselt ülejäänud jäävad püsima ja maksavad meile dividende. Ja selleks ei pea olema finantsgeenius. Me ei pea tegema väga detailset analüüsi, et aru saada, mis on see kõige parem ettevõte. Me ütlemegi, et me oleme täiesti rahul selle keskmise riski ja keskmise tootlusega. Ja keskmisele investorile, kes ei tea sellest teemast või ei taha ka sellega tegeleda, on see kõige mõistlikum lahendus. See on väga kuluefektiivne, sest see ei nõua väga suuri teadmisi. See on väga passiivne, sest sa ei pea ise jälgima, valima. Sisuliselt sa logid kontole sinna sisse, vaatad, et kas nüüd dividendid on kontole tulnud. Ma ütlen, naljaga pooleks võib öelda, et refreshid on pangakontot ja vaata, kuidas raha kasvab. Minu mõist parim töö. Aga kas selleks on siis nagu mingi äpp või kindel veebileht või nagu, kus sa reaalselt leiad selle koha? Sisuliselt see on internetipank. Nii nagu teil on olemas tavalised arvelduskontod, on siis eraldi ka investeerimiskonto, mis on teie nimel. See on sisuliselt arvelduskonto, kus siis ilmuvad, kui muidu teil on pangakonto ja X summa seal, siis ilmub sinna näiteks, et olete ostnud indeksfondi, mingi World Index Fond, summa ja siis on see tootlus ja palju te dividendi maksab. Või siis Tallinki aktsia ja nii edasi. Aga mis need miinimumsummad on, kus te hakatakse investeerima? Õnneks tänu finantstehnoloogia arengule, kui vanasti oli see investeerimine, ütleme niimoodi, et suhteliselt jõukate indiviidide pärusmaa, sest lihtsalt see summa, mida investeerida, kulud sõid ära selle, siis nüüd on isegi näiteks pangad, LHV on välja tulnud kasvukontosüsteemiga, kus sul on sisuliselt võimalik iga kuu, näiteks 10 eurot, 20 eurot säästa, panna see kõrvale, automaatselt investeeritakse ja need kulud on väga mõistlikud ja optimaalsed. See on 1%. Et muidu varasemalt nii... Seega juba 20 euroga saab hakata investeerima. Jaa, täpselt. Väga üllatunud olen. Ma ei tea, miks ma arvasin, et see hakkab palju kõrgemalt või nagu ma polnud mõelnud selle peale, et tegelikult saab nagu tänapäeval juba päris väikse summaga alustada. Jah. Et varasemalt tõesti see, varasemalt oli niimoodi, et börsil investeerimine, suurusjärgus 500 kuni 1000 eurot oli vaja üheks tehinguks, et see kulu oleks mõistlik, aga nüüd tänu nendele lahendustele tegelikult 10-20 eurost igakuiselt säästes on teil võimalik saada maailma suurimate ettevõtete omanikuks. Selle kleidi ostmata ja saad investeerid. Wow. Motivatsioon tõuseb praegu, lähen kohe koju investeerima. Ja mõtle, kui lähete sõpradega õhtul välja, küsivad, mis tegite? Kuule, ma täna ostsin Facebooki omanikuks. Investeerisin siin. Et samal ajal, kui teised nutitelefonis Facebookis on, sa ütled, olge edasi, tarbige seda, teenite mulle omaniku tulu. Päris lähe. Aga ma mõtlen seda, et kui see nüüd olekski nii lihtne ja selles mõttes, kui see olekski nii mustvalge, siis ilmselgelt nagu, ma muidugi ei tea, kui suur protsent inimesi sellega tegelevad, aga nagu seal peab olema mingi aga. Mu lihtsalt sisetunne ütleb, et see on praegu nagu liiga hea, et tõsi olla. Et üks asi, mida seal samas raamatus välja toodi, oligi see, et kui sa nii-öelda, et mida vähem riske sa võtad, et nagu sa ei saa päris raha nii-öelda hakata teenima enne, kui sa ei hakka päris riske võtma. Et nagu, mis need agad on, räägime ausalt. Väga hea küsimus, sellepärast, et tõesti, et kui see nii lihtne on ja tegelikult idee ju finantsvabadus, kes ei tahaks Palisaarel joogat teha või ma ei tea, päevad läbi niisama passida, eks ju. Et miks siis kõik ei tee seda, kui see nii lihtne on? Statistika järgi Eestis on finantsinvestorid või inimesi, kes investeerivad alla 2% elanikkonnast. Päriselt? Jah, alla 2%, eks siis see on selleks ma polnud valmis. Vähe inimesi. Et miks siis kõik ei tegele sellega? Ja ennem kui ma enda nägema saan, mis see põhjus on? Miks kõik ei tegele sellega? Võib-olla see ei ole kõige peamine põhjus või ma olen suht kindel, et kindlasti mitte, aga üks põhjus vähemalt, mis mulle tundub loogiline on, et kindlasti mingi osa inimesi, nagu minu jaoks, kui ma mõtlen investeerimine, mul tulevad pähe riskid, keeruline, pead olema teadlik, seal on nii palju infot, sa pead neid võimalusi nägema, et kindlasti on mingi osa inimesi, kes lihtsalt ei tegelegi, nad ei süvene sellesse ja nad nii-öelda, need tundub, et see on nende jaoks liiga keeruline või riskantne asi, mida teha. Mina arvan, et see on teadmiste puudumine ja siis samamoodi see,
see, et nad kardavad riske, nad näevad ainult seda, et ma kaotan raha, et keegi ei julge. Ja ka samas nagu ma arvan, et neid teadmiseid, nagu me ka praegu jõuame järeldusele, et neid teadmiseid ei ole nii keeruline omandada, pigem ongi see eelarvamus ja see, et kui sa juba hakkad peale ja võtad eesmärgiks ennast sellega kurssi ja siis on võimalik, aga inimesed lihtsalt ei jõuagi sinna faasi, et ma nüüd hakkan ennast harima sellel alal. Äkki meie pakkumised. Jah, te liigute väga õiges suunas. Peamine põhjus, miks enamus inimesi ei investeeri, on inimloomus. Inimloomusest tulenevad põhjused. Eelarvamused, et see on ülikeeruline ja kuna inimene ei tea selle kohta, siis ta pigem jätab selle tegemata. Teine põhjus on ka see, et ütleme siis väga praktiline põhjus enamus inimestel lihtsalt ei ole raha, mida investeerida. Ehk investeerimiseks... See oli nii iseenesest mõistetav, ma isegi ei öelnud välja. Et investeerimiseks on vaja kapitali, olgu selleks kas või 10 eurot või 20 eurot, aga selleks on vaja kapitali. Et midagi nii-öelda panna kasvama, on vaja kapitali. See nõuab seda, et inimene ei kulutaks kõik oma tulusid ära. Mis ta arvata, kumb on lihtsam, kas distsiplineeritult säästa või lüüa see raha laiaks ja öelda, et põhjuseks mul pole raha, mida investeerida, seega ma ei pea tegelema selle asjaga. Teine on ilmselgelt, jah. Tundub loogilisem ja lihtsam ja inimloomus on selline, et inimloomus iseenesest inimesed eelistavad tarbida täna, nüüd ja kohe. Ja see tuleb evolutsioonist. Sellepärast, et vanasti me ei teadnud, kas me üldse homset näeme. Lõvi tuli sõi meid ära ja loogiline oli, ma söön täna nii palju, kui ma jõuan, võib-olla homset ma ei näe. Täna turvalisus on natuke teisel tasemel ja tõenäoliselt me homset näeme ja ka ülehomset. Aga meie aju ülesehitus ei ole sellega nii-öelda kohanenud selliselt. Seega peamine põhjus, miks nii vähe inimesi investeerib, on lihtsalt see, et see ei ole meie loomuomaduses. Ja muidugi kapitali puudus ka. Ja ma mõtlen, et nendes eelarvamuste koha pealt seega, et kui ma ise mõtlen, siis mul vähemalt endal oli ka see eelarvamus, et sa pead investeerima hästi palju, et üldse midagi tagasi teenida. Et nagu, just see, nagu sa ütlesid, et sa ei pea olema tipus, et sa saad alustada ka täiesti nagu omal tasemel ja ka sinna jääda, kui sa ei soovi edasi minna. Et ma just olin selle arvamusel, et sa pead hästi palju raha ise sisse panema ja siis nagu, kui sa üldse saad sealt midagi tagasi. Et võib-olla see on ka süke levinud eelarvamus. Ja noorte seas kindlasti ka see, et see tundub hästi keeruline. Jah, kuigi tudengite pealt ma näen, et kui neile esimesed need nii-öelda see suund kätte anda, siis hea meelega õpivad ja nad saavad tegelikult päris kiiresti aru, et see ei ole nii keeruline. Teine asi, mis ma näen, mis hakkab paljusid inimesi takistama, on see, et see ei ole viis, kuidas kiiresti rikkaks saada. Et tuleb aru saada, et see ei ole niimoodi, et kui ma täna tegutsen, siis ma ülehomme olen rikas. Et tegelikult see ongi väga distsiplineeritud pikk protsess. Mina alustasin investeerimist, algus oligi nii-öelda säästud oli 2500 eurot, investeerisin ja mul läks aega umbes 5 aastat, et saavutada finantsiline vabadus. Ja ma just enne tahtsin küsida, et kaua aega, mis vanuses sa siis saavutasid selle? Arutame tagurpidi, mis on aasta 2015, mingi suurusjärgus 25-6 olime siis umbes. Aga samas see minu meelest näitabki, et mida nooremalt alustada, et kui sul ongi tegelikult päris paljud noored, ma usun, käivad juba, ma ei tea, kooli kõrvalt nagu tööl ka ja ikka vaikselt kogud raha, et nagu mingisugune säästu purgike on sul ikka olemas, et nagu tegelikult mida nooremalt sa alustad, seda rohkem sul on seda aega, et oodata ära, kuni see hetk siis saabub. Super. Aga kas... Täpselt see on väga hea idee, see ära tundmine, et aeg mängib ju minu kasuks. Ja see on suurepärane. Kui inimene juba sinna jõuab, siis ta on väga õigel teel. Yes. Et kui sa ütlesid, et sul see 2500 oli su sääst, kas see oli nii, et sa panid ainult selle sisse ja siis see nagu kasvaski sul nii või sa iga kuiselt panid juurde ja juurde? Jah, et minu teekond oli siis võib-olla tüüpiline palgatöölise teekond, mis enamus inimesi kõnetab siis, et ma tegin palgatööd, säästsin sealt, kogusin selle raha kokku, hakkasin investeerima ja iga kuiselt, kui ma nägin, kuidas see töötas, siis mul tekkis tohutu motivatsioon esiteks kulusid mõistlikul tasemel hoida või optimeerida, aga tulusid suurendada. Ma sain aru, et ainult seda ühte palgatööd tehes läheb väga kaua aega. Et arvutuste kohaselt umbes 12-15 aastat. Natuke liiga pikk periood ja siis ma võtsin ka juurde, et okei, et mis ma teha hästi oskan ja et ma võtan enda lisatöökohad, mis on mul võimalik veel lisaks ülikoolile ja lisaks palgatööle, mis ma Ernst & Youngis tegin, siis juurde võtta. Ja ma käisingi ülikoolide ukse taga, ütlesin, et mulle väga meeldib loengud anda, kas lepime kokku niimoodi, et ma tulen annan pool aastat tasuta loenguid
ja vaatame tudengite tagasiside põhjal, kui nad on rahul, siis jätkame koostööd, kui ei ole rahul, siis te saite tasuta tööjõudu endale pool aastat. Tallinna Ülikoolis ja TTÜs tegin niimoodi ja võeti tööle. Ja... Aga nad kohe ei olnud nõus maksma? No kes see tahab ilma kogemuseta noort tüüpi endale lektoriks olukorras, kus enamus on nii-öelda tüüpilised õppejõud on siis vanema generatsiooni vanakooli õppejõud. No, kõik olid väga skeptilised, nagu ikka alguses. Ma ise oleks ka, ma mõtlen. Ja, täpselt. Aga ma tegin, selles mõttes ma tegin igasugused muid töid ka, ma arvutasin näiteks välja, et mul oli võimalik korteriühistu ostis sisse muruniitmisteenust, ma vaatasin tunnihind tuli 20 € tunnist. Vaatasin, et see on kõrgem, kui ma palga tööl teinin tunnihinda. Vaatasin, okei, et mis ikka, ma suvel võtan särgi ära, võtan päikest ja 20 € tunnist niidan muru ja panen selle raha kasvama, et mina selles mõttes ei ole kunagi kartnud nii-öelda kätt mustaks teha, et kui ma olen võimalus, siis ma olen teinud. Minu meelest eriti nagu, ma mõtlen, et ma olen praegu veel sellises nagu eluetapis, kus ongi, sul ei ole neid nagu kohustuslikke kulusid ei tule peale, nii et kui ma praegu mõtlen, et ma nüüd võtaks iga töö otsa ja nagu eriti, kui sa oled veel gümnaasiumis, ma usun, et paljud kuulajad ka on, siis nagu praegusel hetkel sa siiski, ma eeldan, elad oma vanematega, ehk nagu sul on seda aega ja võimalust enda tulusid muudkui suurendada ja seda kapitali koguma hakata. Motivatsioon niimoodi kasvab praegu. Kohe näha, et äriline mõtlemine toimib teil väga hästi, sest minu juurde on tulnud ka mõned siis õpilased või ütleme siis tudengid, kes elavad veel vanematega koos, neil silm särab kohe, sest nad teavad, et kuule, minul on kulubaas on 0, aga tulud tulevad, et tal on põhimõtteliselt see säästumäär on 100%. Kõik raha, mis ta tuleb, see on tema säästmine ja ta investeerib. Ja sa näed, millise motivatsiooniga ta kohe sealt edasi lendab. Et see on oluliselt lihtsam teha kui see, et kui sul kulud peale tulevad. Minu küsimus võib-olla ongi siis see, et millesse peaksid noored investeerima, sest no üks variant on kinnisvara, aga mul on tunne, et kellelgi nii noorelt ei ole veel piisavalt raha, et mingit korterit osta, siis oligi see laenu variant, aga mul tunne, et selleks sul peab ka ikka rohkem raha olema, et kellelgi päriselt mingi laen anda, millelt veel tagasi teenida, et siis ongi see aktsiatist kõige kasulikum või millised on üldse need protsendid, mis on võimalik kuskilt saada, sest sa ütlesid, et sa oled enam-vähem selle välja arvutanud, et mis üle üldse on kõige tulusam ja kuhu noortel tasuks. Et eks see sõltub ikkagi väga palju ka riskitaluvusest, et millist riski inimene on nõus võtma, sest kehtib põhimõte, et mida kõrgemat tootlust te soovite, seda kõrgemat riski te peate võtma. Et aga tänapäeval tänu tehnoloogiale ei ole ka kinnisvarasse investeerimine enam nii-öelda suurte investorite pärusmaa. Tänu erinevate näiteks ühisrahastusplatvormidele Estate Guru, Crowdestate on võimalik ka alates 10 või 100 eurost investeerida raha üürikinnisvarasse või siis kinnisvara arendustesse või kinnisvara tagatisel laenudesse. Jälle see põhimõte on täpselt sama, mina panen 100 eurot, te panete mõlemad näiteks 200 eurot, kogutakse suurem raha kokku ja see siis investeeritakse ühiselt. Et kui muidu oli tõesti mul vaja ütleme, 10 või 100 000 eurosid, et osta ühte üürikinnisvara, siis nüüd enam seda teha ei ole vaja. Ja laenudes samamoodi, et isegi kui vastaspool soovib võtta laenu näiteks 2000 või 3000 eurot, siis see kogutaksegi kokku 10 eurot, 5 eurot, 10 eurot ja niimoodi kogutakse raha kokku. Ehk siis mul on võimalik ka väga väikeste summadega alustada ja ka hajutada, mis on kõige olulisem. Ma ei ole ühest üürikinnisvarast sõltuv, vaid mul on võimalik tegelikult juba selle 2000 portfelliga väga mitmeid laene välja anda ja osta ka hajutatult neid indeksfonde, mis minu jaoks teeb selle mängu väga atraktiivseks. Ehk siis ta lähebki see läheb aina paremaks. Ma ei jõua ära korrata, kui väga mu motivatsioon kasvab praegu, nagu ma juba sellest lühikesest nagu ajast, mis me oleme rääkinud, tunnen ennast nii palju nagu teadlikumana ja minu meelest juba, kui see on see esimene samm, et sa üldse võtad selle kätte, et sa hakkad uurima selle kohta, sest juba praegu ma tunnen, et ma tean rohkem, kui ma olen nagu üldse teadnud ja sealt nagu edasi juba uurida, juba nagu sa ütlesid, motivatsioon järjest kasvab, kui sa näed, kui tegelikult nagu mitte nii keeruline see on. Jah, täpselt. Üks võib-olla mõte veel, mis korra läbi käis, on see, et paljudel ei ole nii-öelda, ütleme, vanemate tugi
väga suur, ehk siis nad peavad ise oma kulusid katma ja seega paratamatult tekib neil küsimus, et kuidas neid kulusid mõistlikult teha. Ehk siis kuidas on võimalik säästa olukorras, kus ma pean neid tavapäraseid kulutusi tegema. Ja siin võib olla mõned praktilised nipid, et isegi kui investeerima ei hakka, siis alati on ju parem, kui raha jääb rohkem kätte. Et mõned, sest mina alustasin samamoodi, mina hakkasin kulusid nii-öelda optimeerima, aga üks minu põhimõte oli see, et ma ei tahtnud elukvaliteedis alla anda. Ehk siis ma tahtsin säilitada täpselt seda sama head elukvaliteeti, aga väiksemate kuludega. Suga see on võimalik või? Väga õige küsimus, sellepärast, et kui see oleks võimalik, siis kõik ju teeksid seda ja tekib paratamatu üle küsimus, miks kõik ei tee seda. Aga ma toon mõned näited ja võite mõelda, kas teie kasutate neid või mitte. Üks siuke tüüpiline näide, kuidas ilma elukvaliteedis alla andmata lausa elukvaliteet paraneb, mina tundsin, aga kulud lähevad väiksemaks, on näiteks toidu tellimine e-poest. Mitte siis füüsiliselt kohale minemine. Selgitan ära, miks. Esiteks, poes olles teeb inimene väga palju emotsiooni osta. Ma arvan, kõik mäletame seda osta, et läksid piima, saia, leiba, juustu võtma, aga võtsid ikka selle krõpsupaki ja kommipaki. Iga kord. Mis tähendab seda, et see toidukorv läheb sulle palju kallimaks, kui sul tegelikult algselt oli planeeritud ja teiseks, kas see krõpsupakk tagantjärgi mõeldes oli siis ikkagi nii hea või? No, jah. Eks ju. Ma põhjendan enda seda, et siis ma vähemalt jalutan sinna poodi ja siis nagu kulutan neid kaloreid, siis ma nagu välja teenid. Juhul, kui sa jalutad, aga kui sa sõidad näiteks autoga, siis sinna tuleb veel lisakulu juurde. Täpselt pole lube. Mis tähendabki, et ütleme, võtame siis kerime aega natuke edasi, et kui on ka load olemas ja võib-olla mõned, kes siis on ka näiteks pereinimesed, siis aeg muutub üliväärtuslikuks. See, et sa sõidad poodi pool tundi või tund aega, oled poes tund aega ja tuleb pool tundi tagasi, et sa kaotad 2 tundi väärtuslikku aega. Keegi ei maksa sulle sest raha. Sa kulutad autot, sa kulutad bensiini, sul on võimalus, et sa teed ka liiklusõnnetuse. Keskkond. Jah, keskkond, väga teema. Samal ajal, kui sa võiksid olla kodus, ratsionaalselt vaadata külmkappi, mõelda, et mida ma järgnevatel päevadel söön, teha selle online'is ära ilma emotsioonideta, sest sa ei tunne seda lõhna või need ei ole, paigutused on hoopis teistmoodi pandud kui poes. Sa säästad 2 tundi ja veel mingis summast alates on koju toomine tasuta. Ma just tahtsin seda ka mainida, et me perega tellime ja meil on see, et meil on nii suur pere ka, et meil on 5 inimest ja me sööme nagu väga palju kõik. Nii et me reaalselt tellimegi päris tihti nagu korraga rohkem ja siis nagu proovimegi arvestada, et me eks poes käime ka ilmselgelt, aga nagu suurematel kordadel me ka tellime ja see on nii palju parem, sa saad nagu välja arvutada, vaata poes on veel vahel see, et lähed näiteks, mitte nüüd isiklikult, aga ma kujutan ette, et nagu lähed peale tööd, sa oled väsinud, sul on kõht juba tühi ja siis sa lihtsalt võtadki ja ei jaksa veel arutada, palju meil kodus jäi seda või palju meil on või palju meil ei ole, aga kodus sul on kohe see pilt silme ees ja kohe saad tellida. Plus ongi, et sa planeerid ette, et ma ütlen, kuna mul on ka väike laps, et peale seda, kui meie perre laps sündis, siis see valu läks nii suureks. Iga tund oli arvel ja huvitaval kombel me hakkasime seda kasutama ja ma tegin ka arvestust selle üle, et kui palju me siis nädalas säästame. Ja meie säästame nädalas umbes 100 eurot, mis teeb kuus 400 eurot. Wow. Olukorras, kus ma säästan poes käimise pealt, siis iga nädal põhimõtteliselt 2 tundi või 2 korda 2 tundi ei kuluta bensiini autot ja mul on võimalik see 2 tundi minna teha trenn või kuule, ma peaks seda tegema hakkama, sest mul läks just pere 2 kuuks ära. Ma nüüd küll poes hakkama, iga nädal tellin oma toiduga. Ja 400 eurot on sisuliselt maast leitud raha, mida mul on võimalik investeerida ja enda jaoks tööle panna. Oota, aga kuidas see raha sul välja arvutatud oli? Sa mõtled lihtsalt nagu ajaliselt? Ma lihtsalt võtsingi pangakonto välja võtta, et vaatasin ennem seda otsust, ennem kui me hakkasime e-poest tellima, palju meil läks toidule. Ja võt seal on kõik igasugused mähkmed ja asjad ka sees, aga sisuliselt, kuidas ma käitusin ennem ja kuidas ma hakkasin peale seda käituma. Ja vaatasin lihtsalt, palju ma raha välja käisin rohkem. Ja suurusjärgus 100 eurot nädalas. Väga huvitav. No eks ennem on liiga palju emotsiooni osta. Ma olin irratsionaalne tarbija, emotsiooni ostud, liiga palju krõpsupakke, liiga palju maiustusi, mida mul tegelikult vaja ei olnud. Aga kui kiiresti see toit üldse koju tuleb? Sa saad ise valida, aga meil on põhimõtteliselt on ka niimoodi, et me tavaliselt tellime 1 päev ennem, et sa mõtled, et okei, nädalavahetusel tahaks neid asju süüa teha, et siis nagu reedel teeb söögi ja siis laupäeva hommikul kell 10 on kohal. Siis ise valida ka, mis ajada, ta helistab veel ette ka. Väga mugav.
ma räägin, me tellime ka tavaliselt vist päev ette ja siis on nagu kindel kellaaeg teame. Mul üksi käies see probleem ka, et see toit ei mahu mulle kotti ära ja see on nii raske, mul mingi selli kolm, ma ei jaksa oma arbuusi tassida nagu. Ei, nagu kui me üle pika aja tellime, siis meil tuleb nagu kergelt vähemalt 4 kilekotitäit toitu. Nagu seda on meeletu kogus tegelikult, aga see on nagu nii palju mugavam, et saab korraga kõik ära tellida. Ja pluss ta toob selle sulle sinna uksest sisse, sa ei pea trepist tassima neid arbuuse. Ideaalne. Meil küll treppi pole, aga mugav ikka. Noh, üks lihtne viis, et need viised või tegelikult neid mõttekohti on päris palju, et võib-olla teile ongi väga aktuaalne teema, et näiteks kas mõistlik on osta endale auto võtta liisingusse või äkki sõita oma need sõidud Boltiga. Jah, seda Moonu kogu aeg räägib. Mul on see sama küsimus praegu õhus, sest ma küll alles lähen autokooli, aga ma näen, kuidas kõik mu sõbrad on just kas nagu load kätte saanud ja siis ongi, no osadel ei tulegi üldse autot, nemad ongi sõidavad kas nagu vanemate omaga või korraldavad ise oma transporti, aga mu isa on ka mulle mitu korda maininud, et, et see hetk, kui sina juba load saad, et siis nagu tuleks teha arvutused, et kas sul on nagu mõistlikum. Plus see on nagu minu meelest mugavuse aspekt ka, nagu me elame majas ja meil on garaažis 2 auto koht, ehk kui mina võtaks omal auto, siis mina peaks olema see, kes õue pargib. See on see, et hommikul ta on sul külm on ju, okei, ma saan aru, mingid ettesoojendussüsteemid on tänapäeval nii, aga see on ikkagist nagu, selles mõttes, et kui sa nagu sõidad taksoga, see ongi see, et tuleb sulle maja ette kohe, sa saad kohe sinna, kuhu vaja. Reeglina sa ei pea isegi sõitma ju, nii et sa saad nagu muid asju samal ajal teha, et lõpuks nagu tuleb vist tulusam isegi. Ja, sest kõik parkimine linnas ja nii, see kui linnas elades või ma tunnen, et pole kindlasti vaja, aga mul on probleem see, et ma käin just esinemisi tegema üle Eesti mingi väikestes kohtades ja nii, ja tihti peale need bussid isegi ei sõida sinna ja siis ma tunnen, et mul on seda autot vaja, aga see ei ole minu jaoks piisav motivatsioon, et neid lube ikkagi ära teha. Aga no siinkohal on ka võimalik rendiauto võtta näiteks, sest täpselt see sama küsimus oli ka minul ja täpselt selle sama ülesande ilma emotsioonideta palun ma kõikidel oma tudengitel iga aasta läbi teha. Nad panevadki, ma teen Excelis neile põhja ette, nad arvutavad kõik, seal on ju lisaks refivahetused, hooldused, kindlustused, liisingumaksed, intressid ja siis kui auto katki läheb, sina maksad remondi, sina oled omanik. Kas kõigil on nii palju raha, et seda maksta? Mina ka ennastan, et kuidas eestlased nii jõukad on, et kõik jaksavad need autosid üleval pidada. Ja ma olen, ütleme nii, et ma olen lasknud väga paljudel inimestel selle arvutused ära teha ja keskmiselt on 1000 eurosid hoiab kokku, tehes need samad sõidud taksoga. Ehk siis mugavuses ei anna ärgi. Ainuke trikk on see, et kui väga palju käia maal või kuskil esinemistel väljas, siis on vaja võtta rendiauto, aga ka siis tuleb see odavam, kui võtta teatud sõitudeks rendiauto. Et selle sama auto küsimuse koha pealt ma mõistan täiega sinu seda mugavuse aspekti ka, sest minu jaoks, no võib-olla see on selles, et ma lihtsalt, mul pole veel lube, aga minu jaoks see idee, et sul on ikkagist oma auto, sul on oma ruum, see tundub nii ahvatlev, aga samas muidugi iga ühe olukord on erinev, aga minul ongi see, et ma näiteks sõidan Pärnu vahet vahel või ongi mingid nagu road tripid või tahad kuskile minna, aga samas on ka see, et mu vanematel on ka autod, nii et alati on võimalus ka nende laenata ja nagu selles mõttes kaubelda või nagu sa ütlesid, et rendi auto võtta. Ja teine asi ma ütleks niimoodi, et okei, see emotsionaalne aspekt, et mina olen auto omanik, tegelikult on selle auto omanik pank, sa saad lihtsalt seda kasutada ja see, et sa ise oled juht, see on tore tunne, aga kui sa mõtled selle peale, et sul on autojuht, kes sind viib, võib-olla see veel parem tunne. Mulle meeldib, mina kasutan oma sõpru kogu aeg ära, sest et meil on kodus auto üle, mis on tehniliselt minu oma, aga kuna ma pole lube, siis mu sõbrad sõidutavad mind esinemistele. See on veel kõvem asi, jah. Ja siis nagu veel... Sellepärast ma ei tahagi lube teha, et mulle meeldib, et mind sõidutavad. Ja pluss nagu, ma küll isegi kui see tundub väga ahvatlev, et mul on enda auto, siis minu jaoks vähemalt algusest saadik on olnud see mõte, et auto on nagu seisev kohustus. Et seal, ma tooks veel see välja, et seal Rikas ja vaenese raamatus räägite ka, et paljud inimesed nii-öelda nagu ongi, kes ei mõtle selle nagu suures plaanis, nad mõtlevad, et nad ostavad auto endale, et just kui see on see vabadus, et ma saan osta auto, tegelikult sa ostad endale kohustusi lihtsalt juurde, sest see auto nagu oledki, kui sa tellid endale takso, sa maksad selle sõidu eest või ma ei tea, laenad vanematelt, lepid kokku seal mingi kütsiraha on ju, et siis sa maksad selle ühe sõidu eest, aga see auto ongi sul reaalselt seisev kohustus. Kõik need hoolsud, kõik mis juba välja tõid, et neid sa pead nagu ka maksma lisaks sellele ja selle koha pealt on alati nagu see hirmus mõte mul peas olnud, et sõidaks Boltiga hea meelega pigem. Pluss on see, et uue autoga kohe, kui te sealt esindusest välja sõidate, siis 20-30% autoväärtust automaatselt kaob, ehk siis selle
esimese kilomeetri hind sõltub autost, aga see võib olla 1000 eurosed. Et ma ütlen niimoodi, et peab olema väga jõukas inimene või väga pahane raha peale, et sellised otsused teha. Nii et jah, aga või väga suur autofanaatik. Ja tõepoolest seda ka. Mõne jaoks ongi oluline sinna oma raha nagu panna. No jah, et ongi see inimpsühholoogia, et mõne jaoks see auto identifitseerib selle, kes ta on. Mina ja riided. Hea võrdlus. Okei, aga võtame äkki mõne järgmise nipi, me oleme nii pikalt autodest rääkinud, võib-olla mõned neiud on juba tüsinud. Eks need valdkondi väga erinevaid, aga üks kõige suuremaid kulusid jällegi on siis kas kinnisvara osta või üürida, et läbi mängida see olukord. Siin muidugi ühest vastust ei ole, sellepärast, et iga inimese taust on niivõrd erinev ja soovid on niivõrd erinevad, aga üldjuhul lühiperspektiivis, kui te teate, et Eestisse ei taha jääda, tahate minna välismaale reisima, avastama maailma, siis üürimine on soodsam tänu sellele, et te ei pea nii suurt sissemaksu tegema, te ei võta seda finantsilist kohustust, määramatust endale. Küll aga pikas perspektiivis, kui te teate, et te soovite Eestisse jääda, olgu see siis 10 aastat, 15 aastat, siis on korteri soetamine või ostmine mõistlikum kui üürimine. Et üürist maksate sisuliselt selle kasumi kellelegi teisele. Aga kas nagu kui ma mõtlen kogu selle kinnisvara poole peale, siis mul tundub jällegi, et seal on nii palju sellist nagu, ma ei tea, mis see õige termin on, ka nagu selles mõttes juhust mängus, et ma olen isaga sellel teemal palju korduvalt siin rääkinud, on ju, ja meil on ka nagu peresiselt näide, kus nagu osteti korter täpselt enne nagu seda finantskriisi ja siis see väärtus nagu langes nii suure kolinaga, et peale seda mul tekkis nagu igaveseks hirm üldse mingid kinnisvaraga kunagi elus seotud olla. Mõtlesin elu lõpuni vanematega lihtsalt. Et kas seal, ei reaalselt, telkimas. Aga nagu palju seal siis nagu, kas seal ei ole see, et sa pead olema ikkagi nagu teadlik, et mis aja hetkel on kuidagi nagu need hinnad tõusevad, langevad või nagu mulle jällegi see tundub nii pime ala, kus mul on tunne, et ma ei tea mitte midagi selle kohta. No pikas perspektiivis ikkagi Eestis kinnisvara hinnad on keskmiselt ikkagi 5-7% aastas kasvanud ja tõenäoliselt isegi siis, kui sa ostsid eelmise buumi eel selle, siis tänaseks see väärtus on kõrgem. Et kui te ei müü nagu emotsiooni pealt languse ajal maha, siis tegelikult pikas perspektiivis hoides see väärtus ikkagi kasvab. Ja siis see võttis päris kaua aega, et see nagu tagasi tuleks selle väärtus. Aga kas ei kaotanud su hirmu ära? Et lõpuks on ikka kõik okei. Ja kodu sa ei osta ju tegelikult spekuleerimise eesmärgil. Jah, no seda küll, selles mõttes küll. Lihtsalt oligi see, et nagu kui me sellest rääkisime, ma nüüd täpselt aastatega ei mäleta, aga et see nagu nüüdseks on selle väärtus enam-vähem saavutanud, rääkimata sellest, et ma ei tea, ta ei ole suure tõenäosusega sealt palju jõudnud edasi nagu kasvada. Aga lihtsalt see üürimine versus omamine, seal on see trik, et kui ütleme see üüri hind kuus, kui ta näiteks ütleme 2 või 3-toaline korter Tallinna kesklinnas, te maksate võib-olla üüri maksate 700-800 eurot, siis teil on võimalik, teine võimalus on see, et te ostate välja, te maksate pangale umbes paarsada eurot vähem, aga iga kuu te maksate sellega oma laenu väiksemaks. Ehk te sisuliselt ostate iga kuu seda pangalt välja seda, kuni lõpuks on see teie oma. Üürimise, kui te 30 aastat üürite, siis see ei saa kunagi teie omaks. Te lihtsalt olete maksnud sellele nii-öelda omanikule seda raha. Aga see hakkab välja mängima siis, kui see on tõesti pikk periood. Kui te teate, et aasta pärast tahate ära minna, siis ei pruugi see olla mõistlik. No mina pole kuskile minemas, nii et ma arvan, et minu kohta see käib väga hästi. Nii et need on võib-olla kõige suuremad finantsilised otsused lihtsalt elus, mida noortel siis varem või hiljem tuleb teha. Eks need väiksemaid optimeerimise on alati võimalik ka mujal teha, et ma ei tea, kas selliseid soovitusi saab anda, aga selles mõttes ma võin ausalt rääkida tudengiajast üks väikene kokkuhoid, väga praktiline kokkuhoid, mida mina tegin, siis oli see, et ma teadsin, et mul on väga oluline see sotsiaalne aspekt sõpradega väljas käia. Ja ikka tudengiajal meeleolu ülevalhoidmiseks mõned joogid ka. Aga väljas, kui sa oled baaris või kuskil klubis, ülikallis. Ma teadsin, et see jõuab sinna, nii ma teadsin, ma tunnetasin. No võt, hea tunnetus. Tundub, et kõigil nagu see mõte, valu kohta on olen karsklane, aga jätka. Siis on sul väga lihtne. Mul on sellepärast mu raha kasvabki. Üks on karsklane, teine on alajaeline.
sellepärast mõtlesin, et ma ei tea, kas see ei, aga ma arvan, meie kuulajad kindlasti samastuvad. Ütleme nii, tudengid, kellega ülikoolis, see on üks peamisi küsimusi, mida kas küsitakse, et see ei ole nagu mu enda mõte. Ei, täiesti. Et siis jah, et üks viis, kuidas tegelikult väga suuri, ütleme rahaliselt tudengi jaoks suuri summasid säästa oli siis see, et ei olnud siis klubis või ei olnud siis väljas. Ehk siis soojendad kodus ja siis lähed klubi tantsima. Siis lähed, täpselt. Te teate, kuidas teoorias asi käib. No jutad liiguvad linna. Küll, jah. Ei, no sa mõtlesid, et nagu aus asi. Ma usun, et nagu paljud kuulad puutuvad ka kokku sellega ja nagu ma usun, et päris paljud nagu teavad ka samas võib-olla sul asi, mille peale sa kohe ei mõtle või nii. Enne kui oled nagu mõnda aega seda raha seal liiga palju kulutanud juba. Ja, et ütleme niimoodi, et kui sul pole raha taksoga koju minemise jaoks, siis järgmine kord mõtled, et okei, kus ma selles protsessis vea tegin. Siis jõuab ära hiljem selle peale. Selles mõttes ma mõtlen, et neid elulisi näiteid on nagu ka hea rääkida, aga just need suuremad asjad, kõik need auto ja kinnisvara on sellised asjad, mida ma kujutan ette, et paljud ma ei saa nüüd kõigest rääkida, aga kindlasti mingi ports inimesi, sa nagu lükkad edasi nii-öelda neid otsuseid. Siis mõtlesin, et ma olen Riia, et sa oled veel 16, et sa veel ei pea nende peale mõtlema, aga tegelikult olen ma kohe 17 ja see järgmine aasta läheb väga kiirelt ja siis järsku on gümnaasiumi lõpetatud, siis on ülikool juba ukse taga, juba ikka tahaks välja kolida, kuigi nüüd mõtlen, et äkki oleks ikka tulusam vanemate juurde mõneks ajaks jääda. Aga selles mõttes, et mul on endal tunne, et mida nooremalt ma ennast sellega kurssi viin, seda rohkem mul ongi just see, et aeg mängib minu kasuks just nagu seda ära kasutada. Et selles mõttes nagu kõik, kes on vähegi minu vanused, siis nagu kuulage hoolega ja selles mõttes nagu ärge kartke, mul on just see tunne, et nüüd ma olen nagu innustunud, et veel rohkem selle teema kohta uurida, ennast kurssi viia, eriti kui ma nüüd saan teada, et see ei ole tegelikult nii keeruline, et see on tegelikult kättevõtmise asi lihtsalt. Jah, täpselt, et natukene raamatuid lugeda ja tänapäeval tegelikult YouTube'is need videod on ka kättesaadavad, et ei pea olema, see ei ole raketiteadus. Jah, jumal tänatud. Jah, saame selgeks, siis hakkame ise ka neid YouTube'i õpetusi tegema. Investeerimistutorialid tulevad minu kõlalil varsti. No täpselt, et ma ütleks niimoodi, et jah, et me rääkisime ka kulude kokkuhoidmisest, aga kõige kiirem, aga keerulisem viis on tulude suurendamine, sest tulusid on võimalik sul lõputult suurendada, kulusid sul mingist maalist alates ei ole võimalik enam rohkem kokku hoida. Siit selles mõttes on näha, et teil seda ärivaist on. Ma arvan, väga suur võimalus tõesti, et selles valdkonnas ka inimesi harida. Et lisaks sellele, et ühiskonda muudate paremaks ja teadlikumaks, ma arvan, teie tulud suurenevad oluliselt kiiremini kui kellegi teisema. Aasta pärast teeme vaata selle uuenduse, et kaugel me oleme. Palju teeninud oleme. Ja tulete oma investeerimisportfelli tegema. Siis meil on nii palju raha, et me ostame endale uhked nahast need portfellid. Pitsakute ja portfellidega tuleme aasta pärast. Ma ei tea, kas ongi veel siia lõppu. Aga mul on ilmselt veel ikkagi see küsimus, et kui olid need erinevad, mis see sõna nüüd on? Fondid või? Vist jah, või need portfellis need erinevad suunad nagu. Varaklassid. Jah, varaklassid. Et mis need riskiprotsentide vahe ikkagi on? Jah, et erinevatel varaklassidel on erinev riskitase ja ka siis nii-öelda see tulupool. Et mida kõrgem on see risk, et riski mõõtmisest, see on suhteliselt tehniline teema, et sellest võib-olla väga detailselt ei läheks isegi sisse, aga näiteks kui aktsiatesse investeerimine on kõige kõrgema riskiga, et kui see ootus seal ajalooliselt on umbes 10% aastas olnud, siis see kõikumine nendel aktsiahindadel on ka kõige suurem olnud. Ehk see kõikumine näitabki natuke seda riski, et mida rohkem ta kõigub, seda riskantsem see on. Samamoodi kui kinnisvaral see hinnad on stabiilsemad olnud, küll aga ka teatud majandustsükli faasides langenud, aga tänu sellele, et see risk on väiksem, on ka siis tootlus väiksem, et ajalooliselt seal 5-7%. Ja laenudel ja võlakirjadel, mida madalam on see risk, näiteks Saksamaa riigile raha laenates ei teenida mitte midagi, sest risk on olematu, aga näiteks Eesti ettevõtetele laenates on võimalik seal teenida 5, 7, isegi kohati 9%. Et jah, põhimõtteliselt kõik käib läbi riskitulu, ehk kui te olete nõus riski võtma või te teadlikult tahate jõuda nagu kiiremini oma portfelli kasvatada, siis on vaja lihtsalt kõrgemat riski võtma. Küsimus on, kas te olete nõus seda võtma või mitte. Kui te ütlete, et ei, siis te võtate instrumendid, millel on väiksem risk, näiteks kinnisvara oma portfelli, aga siis läheb lihtsalt natuke kauem aega, mis on väga okei. See ongi nii-öelda valikute küsimus. Ja mul on üks küsimus veel. Kas sul on mingeid raamatusoovitusi?
See on hea küsimus, sest see oleneb väga palju teemast, et võid mitut ka soovitada. Ja, et ma ütlen võib-olla kõige üldisemalt tegelikult, kui mõelda, et eesti keeles sihukest lihtsat raamatut, mis natuke motiveeriv või inspireeriv on tegelikult ongi Jaak Roosaare Rikkaks saamise õpik. Mul istub see ikka veel seal kapi peal, mul isegi tema see autogramm seal sees, ta isiklikult andis ja ma ikka ei ole lugenud. Ma iga õhtu vaatan seda, ma pean ikka ette võtma. Aga näiteks ka alustamiseks, miks mitte Kiyosaki, Rikas isa, vaene isa, et seal on teatud nüansse, mis võib-olla on natuke keerulisem aru saada, aga... Ja ta oligi nagu esimene pool on nagu väga kergesti loetav, aga ongi kuna ta on kirjutatud tegelikult päris pikka aega tagasi ja nii-öelda nagu seal on, räägib maksudest ja seal on nagu USA maksusüsteem, et seal on see, et me õppisime nagu mingi 9. vist seda Eesti superkeerulist maksusüsteemi ja siis oligi enda arust on midagi mäletasin, siis ma lugesin sealt, aga siis mul tuligi meelde, et seal on veits erinev, et mingid detailid on võib-olla erinevad, aga põhimõtteliselt see üldine mõte jääb nagu samaks. Ka väga soovitan. Ja, et alustamiseks ma arvan, need on täitsa mõistlikud ja tegelikult sealt tekib juba päris palju edasi tõenäoliselt küsimusi ja nende küsimuste tänapäeval doktor Google tavaliselt paneb kohe nii diagnoosi, kui annab ka vastuse, et tegelikult guugeldades päris palju leiab ka eestikeelset materjali ja videosid. Seal Rikas isa, vaene isa raamatus oli, ma ei mäleta, mis selle raamatu nimi oli, aga seal raamatus endas oli ka nagu järgmine soovitus, et see nii-öelda see nagu originaalraamat, see on nagu rohkem üldiselt, seal ta räägib nii-öelda läbi enda lapsepõlve loo kogu seda asja, aga siis on mingisugune teine raamat, mida... On seeriane, ja mis on nii-öelda detailsem või tehnilisem, kui kedagi nagu rohkem huvitab. Ja. Aga see on selgelt USA keskne, et seal on omad nüansid, mida peab siis... Samas mõte jääb nagu samaks, nii et... Ja, üldine filosoofia. Silmaringi laiendamiseks on ikka nagu tore lugeda. Aga ma arvan, et siinkohal me saamegi hakata lõpetama ja kui keegi on väga huvitatud ja tahab ikkagi minna süvitsi ja nüüd tegelema hakata, siis kindlasti soovitame vaadata siis Kristjan sinu enda tehtud eestikeelseid õpetusi YouTube'is investeerimisklubi kanali all, ma saan aru. Ja, sealt leiab ka neis. Me paneme ka selle lingis ja meie episoodi kirjeldusse. Jep. Ja ma ei tea, ma lihtsalt loodan, et kõik, kes olid minu vanused või kui on tunne, et enne ei teadnud nagu mitte midagi selle kohta, et nüüd on nagu veidike kindlam tunne, vähemalt minul endal on. Mul on tunne, mul on nagu põhitõed enam-vähem selgelt, nüüd ma tean, nagu nüüd mul oskab küsimusi nagu tekkida. Nagu nüüd ma tean, mida ma ei tea. Enne ma ei teadnud üldse mitte midagi. Et siis mõtlesin, ma loodan, et see oli nagu hariv ja aitas kedagi ja suur aitäh, et sa meile asja niimoodi selgeks tegid ja meie võib-olla lollidele küsimustele vastasid. Jah, suured tänud kutsumast ja minu võib-olla kõige suurem ja kõige siiram tagasiside ongi see, et kui ma näen kahte noort, kelle silm särab ja selle asemel, et öelda ei, ma ei taha, ma ei oska, ma ei saa, vaid te küsite küsimusi ja te mõtlete kaasa ja teil tekivad ise ideed ja mõte, kuidas see edasi minna. Et mina vähemalt 2 äriideed lugesin siit välja ja paar ideed varaklasside osas, kuidas võiks edasi minna. Et see on põhjus, miks ma seda teen ja miks ma seda ka ülikoolides teen ja miks ma olen optimistlik Eesti noorte suhtes, et siit võib veel väga, väga head asja saada. Ja kindlasti ootame ka teilt kuulajad tagasisidet, kuidas teile meeldis, et me üldse tegime sellises valdkonnas, kas tahaksite veel edaspidi ka kuulda äri, ettevõtlus, finants teemadel episoode ja andke teada siis, mida uut üldse õppisite, kas te hakkate ise ka katsetama? Ja kas võttis nagu mõtte käima või kas nagu, mis mõtted tekkisid üldse, et seda oleks tagasisidet, ma mõtlen, mul endal ka väga huvitav lugeda. Ja ärge unustage siis meid jälgida, kus iganes podcasti platvormil te meid kuulate, jätta arvustusi ja meil on ka YouTube'is visuaalid, mis võtavad 3 kaameraga iga nurga alt kõike lähedalt meie emotsioone ja kindlasti pange siis subscribe, like YouTube'is ja näeme juba järgmisel esmaspäeval kell 7 hommikul. Tšauki!